Luha, Gunnar Klettenberg, Kätli Patsel, Kätlin Seehver, Tiit Kivisilm ning Ketlin Ramjal. Kolmeteistkümnendate Kärda asupäevade Grand Prix'ia esitas starter on jõudnud auhinnatseremooniani. Auhinnad annavad üle esindaja poolt aktsiaseltsi Liviko nõukogu esimees Enn Kunila, korraldajate ja samuti Eesti Ratsaspordiliidu poolt võistluse direktor ja Ratsaspordiliidu juhatuse esimees Jaanus Erkman ning kohtunike kogu nimel kohtunike kogu liige Mart Maidvee. Meie auhinnatseremoonia toimub poodiumi tseremooniana, seda palun ruumidel võtta hobused ja lahkuda ratsalike sadulast. Ja me alustame 6. kohast. 6. koha saavutas Ilmalume poodiumi lähedale Ketlin Ramjalg, Ruilatäli klubi Kvartaliini TSV Z. Viies koht, Tiit Kivisilm, Ruilatäli klubi Aune B. Neljas koht, jällegi Ruilatäli klubi Kätlin Seehver, Equiste Saint-Fernel. Ja järgmised sportlased omavad võimalust juba astuda poodiumi astetele. Kolmas koht, Kätlin Patsel, ei puudu siin midagi. Ruilatäli klubi Catwoman XS. Teine koht, Gunnar Klettenberg, kes samuti Ruilatäli klubi Aune PKZ. Võitu siiski Ruilatäli klubi endale saada ei õnnestunud. See läheb hoopis Tartumaa klubisse Kristi Luha ja Vakantos. Ole esimene Kärda asupäevade Grand Prix võitja. Ja nüüd annavad auhinnade üleandjad auhinnad pidulikult üle. Seejärel väike fotosessioon. Võitjale on selge vastal välja pandud karikas, mille on valmistanud Hiiumaa puiduettevõte Honda. Karikale on graveeritud võitja nimi. Ja nüüd on see pidulik hetk. Esitaja poolt Enn Kunila annab võitjale karika üle. Ja võitja Kristi Luha, Aune Vakantos. Ja nüüd
nüüd palume veidikene kokku kõiki koos auhinna üleandjatega ja alustame selle hetke ajaloo tarbeks. Täname pikaajalist Hiiumaa Pärnu natsupäevade toetajate starterit ehk siis aktsiaseltsi Livikot ja loodame, et koostöö jätkub edaspidigi. Ja loomulikult palju õnne kõikidele vanematele. Nüüd aga sportlased on head taas Sadulasse ja seejärel ootab selle võistluse kõige pidulikum auring meil ees. Nüüd, kus võitja on Sadulas, orkester, olge hea, alustame auringiga. Võitja Kristi Luha.